jah. Tervist, lugupeetud entusiast televisiooni vaataja, alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Ja helistada saate siia telefoninumbril 15182. Elva Nõid vastab teie küsimustele kõikides küsimustes. Ja kui Nõid siin räägib, siis see teie helistamist ei sega, võite helistada millal soovite. Nõid räägib pärast edasi. Tekst jäimgi ja nii edasi tekst iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju, ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et rahvale läheb tarvis küll gripiravi, sest gripiviirus levib ja gripilaine on alles algamas veel. Nii et kogu telepublikule, kes kuulab või vaatab saadet gripiravi algus 00 nüüd. Ja kestab terve saate aja ja jääb kestma gripiravi. Vahepeal Nõid lisab veel juurde rohkemgi gripiravi 00 nüüd. Ja lisaks veelgi, kui keegi soovib ennast aidata, siis saab vaktsineerida gripi vastu, ka COVID vastu, sest ka COVID on levimas tohutult. Ja seda peab ise siis teadma, et ise oskate küsida seda. Saab mõlemat vaktsiini korraga teha, kui keegi soovib. Muidu nemad pakkuma ei hakka teile, ise peate küsima. Ja kui keegi soovib, siis sellest abi on nendest vaktsiinidest. Ja kui keegi kardab või peab ohtlikuks või kahjulikuks COVID-vaktsiini, siis ei tasu teha. Muidu sellest on abi. Ja veel gripiravi juurde 00 nüüd. Et helistada saate proovida, kas õnnestub. Teated ka. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 22. novembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja edasi 27. novembril Pärnus Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja jututoa saates näete 12. novembril hommikul kell 7 Tallinna Nõida.
ja 13. novembril Lõuna-Eesti nõid algusega 10:45 hommikul. Elva nõid jällegi on järgmisel esmaspäeval, 17. novembril kell 7 hommikul saates. Ja lisaks teateid konverentside kohta ja ka jututoa saate esinemiste kohta, mis Eesti Nõidade Liidul kavas on ja ka muud huvitavad. Ka Nõiduse televisioon, mis on näitamisel ööpäev läbi, see on Eesti Nõidade Liidu kodulehel eestinõidadeliit.ee. Sealt on lihtne üles leida, mida soovite vaadata. Need saateid tuleb juurde, Nõia televisioon muudkui mängib ööpäev läbi. Ja uusi saateid juba ongi lisandunud jällegi ju. Nii et saate proovida, kas saate helistada, et Nõia juttu see ei sega. Et kas kõned üldse läbi tulevad praegu. Mees, kes ei teadnudki ju, et veelgi millega võiks arvestada rahvas on see, et tuumakatsetused on algamas ja tuumasõjad on algamas ja varsti juba mitte küll igal riigil, kuid riigid järjest arendavad edasi oma tuumavõimekust ja ka isegi Rootsil on oma tuumaprogramm juba siinsamas kõrval Rootsis. Ja valmistutakse tuumasõjaks küll, nii et rahvale läheks tarvis teada, et mida need näidukid näitavad, dosimeetrid, aparaadid, millega saab radiatsiooni kiirgust mõõta. Ja et mis need skaalad tähendavad, mis need numbrid tähendavad, kui suur see kiirgus on, kui palju see normaalne on, mis kiirgus juba on kahjulik, et oleks tuttav selle skaalaga, sest läheb tarvis. Ja lisaks dosimeetrid, neid võiks, kui keegi soovib endale osta, siis ta võiks Hiinast osta. Hiinast saab odavalt osta, võib-olla 20 eurot kuskil. Võib leida ka soodsamalt, kui keegi oskab otsida. Et ikka kordades kallim või 10 korda kallim on Eestist osta, nii et Hiinast igaüks saab lihtsalt tellida endale. Ja läheb tarvis küll, sellepärast et kui radiatsioon kuskil maastikul on, siis see muutub ju kas või isegi niimoodi, et kui astute, siis ühes kohas on ühtemoodi, astute ühe sammu kõrvale, see radiatsiooni kiirgus tõuseb kohe, muutub, langeb või tõuseb. Nii et ühes kohas seistes niimoodi ei saagi aru, et seda võib minna lausa järjest tarvis. Muidugi kodus ka, kus kohas endal kodus on radiatsiooni kiirgus. Et see sõltub asukohast. Ja seda läheb tarvis täpselt teada ja kiiresti teada. Kui ühes kohas äkitselt ilmub kiiresti radiatsiooni kiirgus, mis on ohtlik, siis peaks sealt eemale liikuma sellest kohast. Aga seda ei saa niisama teada ju, muidu tundub, et peas on imelik või kuidagi imelik väsinud tunne või imelik on olla tervisega midagi lahti. Võiks kontrollida dosimeetriga. Nii et ikkagi võite proovida, kas õnnestub helistada. Praegu pole teada veel. Gripiravi ikka juurde 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et kui on tähtsad toimumas maailma areenil, siis see on tuumasõjaga seotud, esialgu ka tuumakatsetustega. Hallo? Tere hommikut, Elvanõid! Tervist! Olen Reet ja helistan teile. Jah.
ja kuulen, rääkige. Mina paluksin nõiutud vett. Mul on siin 3 liitrist purki. Ja siis teile nõiutud vesi 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et silmade ravi ka teile soovite 00 nüüd. Väga soovin üldtervendust, silmad ja kõrvad ei kuule hästi. Ja et ka üldtervendus 00 nüüd. Ka üldravi teile 00 nüüd. Ja veel silmade ravi 00 nüüd. Ja kõrvakuulmine. Väga kõvasti on langenud. Ja kõrvakuulmine. Kas see paraneb? Niisama ei parane. Vaikselt taandub. Nii et see muidu jääkski kestma ja see praegune seis ta paremaks ei lähe. Seetõttu nõid aitab, et nõid ravib 00 nüüd. Väga tänan. Ja lisaks, et ära ei kaoks üldsegi muidugi, et kõrvakuulmise langemise likvideerimine ja veel kuulmise ravi 00 nüüd. Ja siis see hakkab paranema. Muidu niisama ei saaks, jääkski niimoodi ja hullemaks läheks veel. Ja on väga järsult läinudki. Ja hea, et küsisite. Et saab midagi saab taastada ja ravida ikkagi 00 nüüd, sest nõidus see on 00 nüüd. Kas keegi on nõidunud? Ei, et nõid ravib. Nõidust on vaja teie olukorras, et ravida seda. Niisama lihtvahendiga ei õnnestu. Ja veel kõrvade ravi 00 nüüd. Ka pearavi 00 nüüd. Seda on ka vaja. Kõik unustan ära, väga palju unustan. Nii. Ka mäluravi veel 00 nüüd. Kas mälu paraneb? Et see paraneb juhul, kui ise meelega jätate meelde, harjutate mälu, treenite, jätate meelde meelega, siis see paraneb veel. Aga niisama, et sellekski on vaja ravi, sest niisama mälu, see läheb ka ikkagi jälle viletsamaks. Et mäluravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ma paluksin omal jalgadele ka ravi, veresoontele ja vasakkõlv on väga haige, ma ei tea miks. Vahel on selline tunne, et on midagi katki siin sees. Aga muidu võin ma käia veits hästi. Nii. Aga ja veresooned on Mees, kes ei teadnudki ju, et veresooned osad on jah, isegi katki. Need ummistusi on, kas veresooned taastuvad, nad ei taastu niimoodi. Et see ei parane ilma nõiduseta küll. Et ravi, veresoonte ravi 00 nüüd. Jalgade ravi 00 nüüd. Vasakul jalal midagi raksub. Raksub. Ja põlvel.
ja no liigeste ravi ka 00 nüüd. Kas see raksumine, kas see on kerge? No see on kerge. Lisaks, et kui valu see ei põhjusta, siis pole vaja liigselt muretseda, et seda saab, natuke keeranud põlveravi. Ja. Alati ei ole seda, aga siis on järsku juba tunne, et midagi nagu on katki seal sees. No. Tunne. Nii et äksa valus on moment. Et parandame ikka 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd, põlveravi. Ja veel jalgade ravi, ka jalataldadeni 00 nüüd. Väga tänan, sest seal need suured padjad varvaste järgi. Vahel on paremas niisugune valu nagu, ma ei tea mis, aga ma olen väga palju kurki tarvitanud. Värsked kurki, et see pidi aitama. No kurk on kasulik muidugi, kui te ka selle kurgiga niimoodi jalga ikkagi ei ravi. Lisaks, et kui on valude likvideerimine. Lisaks kurki võite süüa, kasulik ta muidugi on ja haiguste vastu midagi sellest on kasu ikka. Nõidus ravib 00 nüüd. Kas veel midagi? Paluksin ka verepuhastust ja ravi üldiselt tervel kehal. Nii, verepuhastus 00 nüüd. Vereravi 00 nüüd. Ei, tänan kõige vee eest ja kõige ravide eest. Ja. Soovin teile väga palju head. Tänan teile ka palju head, väga palju head. Õnne ja edu teile. Teile ka. Ja head tervistki 00 nüüd. Ja, nägemist. Mees, kes ei teadnudki juued telepublikule. Veelgi gripiravi 00 nüüd. Osad on täitsa hädas, sest et gripp on pikali pannud lausa, et ei saa isegi voodist püsti, ei saa tööl käia muidugi. Ja gripilaine on alles tulemas veel. Praegused lained, need on veel väikesed. Hallo? Tervist. Mina palun üldtervendust, üldravi, üldtervisesse. Nii, üldravi 00 nüüd. Üldtervisesse 00 nüüd. Ja, mis veel? Siis paluks peapuhastust, peatervendust, ravisid. Mees, kes ei teadnudki ju, et pea, mis on tuhmumas, tuimaks muutumas, et asjad, mis seal on, et neid ei lähe tarvis. Aga peapõletiku ka on likvideerimine, peapõletiku ravi 00 nüüd. Peapõletik, kas see läheb ise mööda?
et see püsib niisama, see ei lähe mööda, ei parane. Aga kui ravida millegiga niisama mitte, ka seetõttu neid ravib 00 nüüd. Peapõletiku jaoks või pearaviks, siis te midagi teeksite, ka kohvi võiksite juua, et siis paraneks see olukord. Kas see läheb kiiresti? See ei lähe nii kiiresti. Nädal, 2, 3. Et pearavi 00 nüüd. Ja mis veel soovisite? Silmadele ja kõrvadele ka paluks ravisid. Silmade ravi 00 nüüd. Ka silmade puhastust 00 nüüd. Nägemise ravi. Ja kõrvade ravi 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et silmade nägemine, see ka on taandumas. Et prillid võivad olla ju, kuid silmanägemine ise, see niisama ei säili. Et langemas on nägemisvõime silmadel, et ravi 00 nüüd, et ikkagi parandada silmi 00 nüüd. Ja siis saab 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Aurapuhastust ka palun. Aurapuhastust 00 nüüd. Ja mis veel? Luudele ja liigestele ka tervendust. Siis veel ravisid juurde 00 nüüd. Ka aurale 00 nüüd. Ravi. Ja luude ravi, liigeste ravi. Jalgadele ka abi paluks. Nii. Jalgadele. Mis abi te soovite? Tugevust. Nii. Jalgade tugevdamine 00 nüüd. Jalgade ravi, et saaks tugevaks 00 nüüd. Ja niisama jalad ei püsi tugevad, selleks on juba nõiduse ravi vaja 00 nüüd.
jalgadele ikka ravi 00 nüüd rohki EMG. Ja siis tugevnevad küll 00 nüüd. Ja kas sellega kõik? Elujõudu ka paluks. Elujõu ravi 00 nüüd. Rohki EMG elujõu ravi. Elujõudu juurde. Elujõud, see tähendab soovi elada. Et seda ei tohi kaotada. See on enda isiklik elusoov, et veel elujõu ravi 00 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Siis ma paluks kodupuhastust, tegelikult kogu selle kortermaja puhastust paluks. Nii, mõte ja kodupuhastus 00 nüüd. Ja veel selle kortermaja, mis te küsisite. Puhastust 00 nüüd. Nii, ja kas sellega kõik? Suur tänu teile ja kõike head teile. Tänan teile ka kõike head. Nägemist. Tänan. Nägemist. Nüüd. Veel teated. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 22. novembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 27. novembril Pärnus Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja teateid konverentside kohta ja esinemiste kohta ka Jututoa saates vaadake kodulehelt eestinõidadeliit.ee. Seal on nõiatelevisioon näitamisel, fännikaubad, teadusartiklid, nõiateadus. Palju huvitavat seal on ja nõiatelevisioon ööpäev läbi tasuta on see näitamisel. Saate vaadata nii palju kui soovite. Palju huvitavat seal on ja tuleb juurde. Ja Jututoa saates järgmisena siin on 12. novembril Tallinna nõid kell 7 hommikul ja 13. novembril Lõuna-Eesti nõid 10.45 ja Elva nõid järgmisel esmaspäeval 17. november kell 7 hommikul Jututoa saates. Hallo? Tervist, Elva nõid. Tervist. Ma soovin kõigepealt nõiutud vett. Siis teile nõiutud vesi 00 nüüd. Ja. Ma soovin üldravi. Nii, üldravi 00 nüüd. Võib-olla tuleb midagi esile. Mees, kes ei teadnudki ju, et kopsude ravi 00 nüüd. Ja südame ravi 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et mustad mõtted, mustad tunded, mis tulevad
niimoodi, et süda tundub, et see jääb haigeks, et ta ei julge isegi vaadata, mis enda ümber on või et kas tervis, et kas seda peaks ravima. Mustad mõtted niimoodi tulevad varjama seda, nagu oleks tervisega midagi valesti ja ei tule mõtetki, et seda üldse ravida. Et südame ja need negatiivsed mõtted, tunded, südant vaevavad veel needused, likvideerimine. Ja need negatiivsed mõtted, tunded, likvideerimine ja ravi, südameravi 00 nüüd. Ja veel üldravi, rohki EMG 00 nüüd. Ja et süda, see ei tohi ka alla jääda mingisugustele mõtetele või tunnetele, mis tulevad. Veel südameravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ma ise sooviksin ravi veel veresoontele. Ja veresoonte ravi 00 nüüd. Ka veresoonte puhastus 00 nüüd. Veel veresoonte ravi 00 nüüd. Ja veel haiguste ravi 00 nüüd. Üldravi. Ja vereravi 00 nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et veri, mis tunneb rasket, et tundub, et keha on raske on liikuda, raske on midagi teha, vere sees olev raskus, likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Soovin veel lõpetuseks töökoha puhastust ja kodupuhastust. Töökoha puhastus 00 nüüd. Töökohal saate hakkama ikka. Ja 00 nüüd. Kui tuleb seal probleeme, mingisuguseid, neid tähendab raskeid olukordi või mingeid probleeme, saate üle küll, et nõidus ravib ka 00 nüüd. Ja kodupuhastus 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Tänaseks kõik ja kõike head ja ilusat päeva. Tänan teile ka kõike head ja ilusat päeva. Nüüd. Mees, kes ei teadnudki ju, et maailma olukord on kaootiline küll, sest et ei teata nad ka seda, et kas
tuumakatsetused, kas need tulevad või ei tule, mis nüüd saama hakkab, mis nüüd saab, tulevad küll ja tuumaprogrammid on kasvamas, et ka Rootsi riik omab tuumaprogrammi, arendab seda, seetõttu ka tuumasõjad on algamas ja ettevalmistus selleks võib olla igalühel, et saada endale dosimeetrid või vähemalt ka tutvuda nende kiirgusskaaladega, millal kiirgus on ohtlik radiatsioon. Ja Hiinast saab tellida odavalt dosimeetrid, 20 €, rohkem küll mitte. Hallo? Tere hommikut! Tervist! Ma palun nõiutud vett. Ja, nõiutud vesi teile 00 nüüd. Tütrele. Südame, mis? No negatiivsed südame või No, verepuhastust. Aga südameravi ka ikka 00 nüüd. Jah. Mõistuse ravi talle. Ajuravi. Vereravi 00 nüüd. Ajuravi 00 nüüd. Teil endal, aga teil endal ka ikka. Jaa, südamele ikka. Mul läks paremaks natuke. Lisame juurde ravisid 00 nüüd teile. Ka ajuravi 00 nüüd. Talle kodurahu, et need naabrid pidid väga lärmakad olema. Nii. Saab, ja et parandusi, probleeme seal kodus on ja kodu ümber naabritega, et probleemidele ka ravi 00 nüüd. Ja, mis veel? No ja läbisaamist, omavahel läbisaamist. No, omavahel lähedastega siis suhete ravi 00 nüüd. Ja parandamine 00 nüüd. Kuidas tal kopsud on, kas tal kopsud? Kopsudele ka. Nii. Endale ka kindlasti. Ja kopsud on nõrgavõitu küll, lisaks et külmetushaigused levivad. Jah, viiruste vastane ka. Need ravi, kopsude ravi 00 nüüd. Viiruste vastu ravi 00 nüüd. Nii te soovisite endale ka, teile ka 00 nüüd. Mida nüüd poisile näiteks seal vaatate, et kas ta, kuidas temal on? Ta on väga ärdameelne. Poisil? Jah, tütre pojal. Nii. Kes ei teadnudki ju, et haigused teevad nõrgaks. Ja temale ka tugevust, et tugev, mida teil on võimalik. Ikkagi, et kui lähedastega saaks paremini läbi, siis muutuks olukord paraneks. Et veel ravisid juurde 00 nüüd ja suhete parandamist veel 00 nüüd. Ma ei oskagi midagi muud. Et võib-olla siis need vaenlased ka, et nad hoiaksid, et nendest saaks kuidagi kaugemale neid kõiki. No, vaenlastest. Või õigeid mõtteid või midagi õiget olemist või kuidagi. Õige mõte võib olla, vaenlasi see ei heiduta, et mõttega niimoodi ei saa. Vaenlastest eemale 00 nüüd.
et tal hakkab paremini minema, seda ma soovin. parandame 00 nüüd ravi. ka ajuravi 00 nüüd. Laura ka, Laura. Parandame ikka 00 nüüd. Nojah. Jah, nüüd on kõik hästi. No suured tänud. Ja. Ilusad päevad teile, kõige paremat. Ja, tänan teile ka. Mees, kes ei teadnudki ju, et veel telepublikule, kes vaatab või kuulab saadet gripiravi 00 nüüd. Rohki jäimgi. Ja ikka, kui keegi soovib ennast aidata, siis vaktsiinid ka on saadaval. Gripivaktsiin ja COVID-vaktsiin. Mõlemad saab korraga küsida endale. Ja kui keegi soovib, siis sellest on abi. Kuid kui vaktsiini keegi ohtlikuks peab või kahjulikuks, siis ei tasu teha. Hallo? Tervist. Tervist. Sooviksin maakodule puhastust. Nii, kodupuhastus. Hallo? Jaa, kodupuhastust soovisite. Jaa. Maakodule sooviksin kaitset. Maakodule kaitset. Vargad eemale 00 nüüd. Oota, kellega ma räägin? Elva Nõiaga räägite ikka. Ja mina kuulen teid küll. Elva Nõiaga räägite. Ja veel maakodupuhastust 00 nüüd. Tulid maad kuidagi nii raske südamega ära, et Nii. Ja Tartu Nõiaga soovitas mul ka, et tuleks nagu kaitset peale panna. No. Need kaitset 00 nüüd. Ma ei tea, midagi seal on. Ma isegi ei oska aru saada, mille pärast see süda nii raske oli. Mees, kes ei teadnudki ju, et sellega, mis on toimunud ja siis kartus selle ees, et äkki see on kuidagi ikka mõjutanud. Aga see maakoht on ikka endine, ega see seda ei sega, ega see ei muutu sellest. Raskemeelsus sellega, et on haigused, mis on psüühikaravi 00 nüüd. Needused, see on ikka seal see mees, kes on ähvardanud. Likvideerimine. Et teile ka suhete parandamist 00 nüüd. Lähedastega paluks suhete parandamist. Ja lähedastega suhete parandamine 00 nüüd. Kas mul on praegu neid gripiviirus ka sees või kuidagi ennast tunnen sellise küllalt halb. Nii. Et on küll. Et saates saate gripiravi siin teeb nõid üldiselt, siis teile
teile ka juurde veel rohkemgi ravi 00 nüüd, gripiravi 00 nüüd. Ja külmetushaiguste ravi 00 nüüd. Ja psüühikaravi siis juurde veel 00 nüüd. Kui teete oma maakodus või kus te olete, teete oma maagiat ka, siis on teil ka parem enesetunne, ei karda nii palju. Veel võite ka linnas jah olla. Ja siit palun ka kodupuhastust. Kodupuhastust 00 nüüd. Kuidas mul nende kodude olukorrad üldse on praegu? Et saate hakkama küll, muret on selle üle, et kas on mingisugust rünnakut jälle tulemas. Jah, see ongi, et kas maakodu peab selle peale ikka vastu loomulikult. Peab vastu küll. Aga vaenlased eemale. Nii, kas veel midagi? Jah, siis ma palun töökoha puhastust. Töökoha puhastust 00 nüüd. Ja jõudu ja tervist, et vastu pidada, et septembrikuu on hästi pingeline. Ja siis ka jõuravi 00 nüüd. Ja töökohas, et jaksaksite ikka koormusega. Et ravi 00 nüüd. Üldravi 00 nüüd. Et töökohal ka probleemide vastu ravi 00 nüüd. Ja siis saate hakkama küll. Ja. Siis ma paluks nõiutud vett endale ja sõbrannale. Nii, teile nõiutud vesi 00 nüüd. Sõbrannale ka nõiutud vesi 00 nüüd. Ja siis ma paluksin sõbrannale ka psüühikaravi, me läheme koos tööle, ja tervist ja jõudu, et vastu peaks. Nii, ka psüühikaravi 00 nüüd. Ja ka töökohas vastupidamiseks ravi 00 nüüd. Sõbrannal ka needusi peale. Needused. Kes ei teadnudki ju, et kadedus ja kurja silma needus. Et siis, kui hästi läheb, siis ei tohi minna, tuleb leida mingisugune asi, mis taandab. Et töökohal oleks probleeme, et edu ei oleks.
likvideerimine. Ja veel ravi 00 nüüd, psüühikaravi. Ja ma palun sõbrannale ka verepuhastust. No midagi. Verepuhastust 00 nüüd. Aga jah, see meedias oli ka takistuseks, et tal nagu sellist saatmist ei olnud ja kuskile minna ega alati tuli segajaid peale. Et südameravi 00 nüüd. Ei jõudnud ka maale. Vot. Mees, kes ei teadnudki ju, et probleemid, mis on, kui neid ei soovita lahendada, siis seepärast ei soovi, et ei soovi minna, ei soovi teha, sest ei tea, mida teha, et probleemide ravi 00 nüüd. Muidu ka ei julge lahendada. Või ka ei saa, et probleemide ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ja siis raha ei avamist, kas saab kuidagi Kellele siis? endale ja sõbrannale ka. No, aga rahade avamist, kui seda on teile tehtud juba, et edasi rikkuse võimu sisemusse 00 nüüd. Rahade avamine 00 nüüd. Ja. On nagu kõik suur tänu ja. Ja. Kõike head. Ja, tänan. Kohtume. Kõike head. Nägemist. Mees, kes ei teadnudki ju, et telepublikule veel juurde gripiravi 00 nüüd. Seda läheb tarvis küll. Gripp on alles tulemas veel. 00 nüüd. Ja gripiravi rohkemgi. Hallo? Hallo? Tere hommikut. Tervist. Nõiutud vesi teile 00 nüüd. Ja siis palun verepuhastust ja mul on pea nagu selline natuke kogu aeg. Nii, verepuhastust 00 nüüd. No pearavi 00 nüüd. Ja pea on raske, jah. Kas see on kerge? Hetkel nagu Et see, niisugune kerge. seda, ja, et ravi juba on tehtud ka, nii et seetõttu see paraneb küll. Nõidus lisab juurde veel ravi 00 nüüd. Ega mul ei tule kunagi insuldi ohtu. Kas kunagi ei tule üldse insuldi oht? Seda ma kardan. Vabataid on tegelikult. On ikka on see, aga et ei tuleks juba ette insuldi ravi 00 nüüd. Aga praegu ei ole tulemas. See on hästi.
ja veel ravi 00 nüüd. Palun kodule, siis palun kodule kaitset. Igasugused sulid vargad nii minust endast kui ka kodust eemale hoiab. No. Et vaenlaste vastu kaitset. Viirused, haigused eemale, sest töö juures neid liigub palju, selle nädal on mul raske nädal ka. Aga haiguste vastu ka teile kaitset 00 nüüd. Mul on lihtsalt pikk nädal selle nädal. Ja et töö juures ka veel suhete parandamine ikka 00 nüüd. Ja seda on kindlasti vaja, see paistab nagu kohe välja. Aga miks ta nii kaua kestab või miks ta nii on, võiks ikka parem olla? No parandame veel 00 nüüd. Aga ise ka näete, et läheb paremaks küll. Ja näen, aga teatud hetkel nagu tajun jälle, et tuleb tagasi või kas see on nii utsikiline võte või lihtsalt silma avada või? Teistel inimestel ka on probleeme kodudes. Jaa, see on õigus. Siis tulevad tööle, siis mõtlete, et miks ta niimoodi käitub ja mõtlete, kas see on teie pihta, tal endal on kodus probleeme. Jaa, seda ma tean. Ja veel suhete parandamist 00 nüüd. Ja psüühika. Nii, valude likvideerimine. Ja ka ravi, see on ka ravi 00 nüüd. Jah, seda on väga vaja. Tänab opereerida, see peab nii olema. Veel ravi juurde 00 nüüd. Ja, olge lahke. Nii, aga suur aitäh, terve lõiale. Ja, Kena päeva. tänan, kena päeva. Veelgi teated, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub 22. novembril Tartus Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja 27. novembril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Ja jututoa saates näete juba 12. novembril Tallinna Nõida kell 7 hommikul ja 13. novembril Lõuna-Eesti Nõid algusega 10:45 hommikul. Ja Elva Nõida näete jälle järgmisel esmaspäeval 17. november kell 7 hommikul jututoa saates. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Sinna tuleb ka uusi asju juurde, uusi saateid televisiooni. Hallo? Tervist! Nii, üldravi 00 nüüd. Nõrkuste vastu ravi 00 nüüd. Ja mis veel? Vasakule labajalale palun. Jalga tuli. Nii. Närvivalude likvideerimine.
ja jalaravi 00 nüüd. Ka veel hüpeliigese ravi 00 nüüd. Ka veresoonte ravi 00 nüüd. Ja veel jalgade ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Maksaravi palun ka. Maksapuhastus. Maksapuhastus 00 nüüd. Maksaravi. Tasapisi paraneb. Lisaks kohvi joomine, sellest on ka kasu. Et sisemuses, kõhu sisemuses ravi 00 nüüd. Ja et kiiremini paraneks veel ravi 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Puhastust ja lümfiravi tagala. Nii, lümfi puhastus. Ja ravi 00 nüüd. Veel üldravi, rohki EMG 00 nüüd. Ja kas veel midagi? Ma saaksin taastusravile. Et saaksite taastusravile. Et saate 00 nüüd. Ja ise küsite, et saate küll 00 nüüd. Ja veel ravisid juurde. Kas veel midagi? Psüühikaravi tagala. Ja psüühikaravi 00 nüüd. Ja selle Jõudu palun. elujõuravi ka 00 nüüd. Ja rõõmu lisamist. Et kurbuste vastu ravi 00 nüüd. Et rõõmu jaoks. Mõnu ravi 00 nüüd. Ja rõõmu ravi 00 nüüd. Ilmu teemal. Mis oleks vaenlastest eemale 00 nüüd. Ja, kas sellega kõik? Negatiivsed mõtted ka eemaldada palun. Ja nii, et jututoa saade
saigi läbi, et teile veel, mis te küsisite 00 nüüd ravi juurde. Ja, siis sellega kõik tänaseks. kui needused ka saaks eemalduda veel, siis suur tänu. Needuse teemale. Ja, siis Suur tänu teile. ja, kõike head. Aitäh. Nägemist. Ja sellega tänaseks kõik. Ja Elva Nõida näete siin jälle 17. novembril kell 7 hommikul. Kõike head kõigile!